Tere sulle! Olen siis Kairi ja minu kodulehelt saad siis teada rohkem minu tegemiste kohta. Mul on nii lühikoolitused kui ka pikemad koolitused, kus sa saad osaleda ja ennast täiendada ja ennast paremini uurida. Minu eesmärk on õppida uurima oma süsteemi, ehk sina siis oma süsteemi ja aru saada, mis seal süsteemis siis toimub ja mida on vaja korrigeerida, millele on vaja tähelepanu pöörata, millele on vaja koht anda, mida on vaja eemaldada, nii et see süsteemi uurimine on üks põnev tegevus. Ja väga tihti on küsitud mu käest, et mis on see meie eesmärk siin elus. Ja mina arvan, et see eesmärk on väga lihtne. Kõigepealt ma pean tundma õppima iseennast. Ma pean aru saama, kuidas ma toimin. Ja läbi selle teadlikkuse saan ma edasi minna ja aina rohkem ja rohkem mõista, millised on need valukohad minu sees. Mis on need kohad, mis vajavad parandamist, andestamist endale just eelkõige. Mis on need kohad, mis mul siiani haiget teevad, millest ma siiani kinni hoian, miks ma edasi ei liigu. Nii et, nüüd on lennuk korraks, tavaliselt ei ole. Aga ongi hea mõttepaus, korraks mõelda kõige selle üle. Ja läbi selle teadlikkuse saan ma hakata neid oma kohti muutma siin. Ja mis siis on tähtis? Ära õppida selline emotsionaalne intelligentsus enda sees. Tulla toime oma emotsioonidega, ärevusega, depressiooniga, sellega, mis on kõige rohkem alla surutud tunne, see on õnnetunne. Lasta sellel välja tulla ja läbi selle siis aina lähemale endale liikuda. Ära tunda enda sees kõige sügavamad tunded, mis on siis häbitunne, süütunne ja hülgamistunne. Nii et ja aru saada nende juurpõhjustest. Me võime tegeleda mingite asjadega, aga kui me ei saa aru nendest juurpõhjustest, siis see tuleb aina uuesti ülesse. Nagu öeldakse, et kui ma valin endale partneri ja astun mitu korda samasse ämbrisse, siis tegelikult midagi on ju lahendamata, on ju. Sama asjad on iseendaga. Ja iseendaga ära lahendades need asjad, liigume me aina lähemale sellele iseendale. Teine ülioluline koht on see, et aru saada nendest võitlustest enda sees ja hakata iseennast toetama. Saada iseendaga sõbraks. See on ülitähtis koht. Kuidas olla endaga sõber päriselt? Mis on need kohad, mis mind siiamaani häirivad? Mis on need kohad, mida ma endale siiamaani ette heidan? Kuidas siis tegelikult olla see sõber endale? Sellepärast, et maailm on meie peegel. Ja kui mina saan sõbraks iseendaga, siis tulevad väga sõbralikud inimesed sinu ellu. Võin seda öelda omast kogemusest. Ja väga ägedad inimesed. Ja kolmas on see, et võtta ennast vastu täpselt nii, nagu ma olen ja hakata ennast armastama. Armastama just seda ennast, milline ma olen. Just selline mina. Just selline mina, kes ma olen siin maailmas. Antud ajahetkel just kõige sellega, kõige selle minevikuga, kõige selle olevikuga, kõigi nende tunnetega, kõige selle olekuga, sest
ainult sina tead, milline sina oled. Vahel meil on muidugi sellised uduprillid, roosad prillid ees ja selleks on hea siis neid uurida, miks ma need ette olen pannud. Maskid, programmid, mustrid, kõik need on ainult selleks, et ennast kaitsta. Nii et vajad toetust, vajad juhendust endani, siis olen olemas ja võid julgelt pöörduda. Mõnusat teekonda!